Tervist! Tervist! Jäime natukene hiljaks, aga ma arvan, et annate andeks. Tere, head inimesed! Meil on väga hea meel, et meid on siia nii palju täna kokku tulnud. Aitäh teile kõigile, aitäh meie tänastele esinejatele, kes te olite kohe ilma pikema jututa nõus tulema. Oleme väga tänulikud. Mina olen Helen. See on siin meie kodu ja meie koos abikaasa Allariga oleme teid siia kutsunud. Algsest külakoosoleku mõttest on kasvanud välja tõeline suur üritus. Ja kasvas see täiesti iseeneslikult, mis näitab, et vajame täna juba midagi reaalsemat. Pelk võrgus suhtlemine meid täna enam ei toida. Päriselt kokku tulla on juba samm edasi. Ma täna veel ei tea, ehk et ei ole päris kindel, kas meil on vaja hakata looma ise organiseeruvate inimeste võrgustikku, kuigi valmidus selleks pole kindlasti paha, kuid alustagem praegu pigem sellest, et me julgeme massiliselt öelda hei sellele hoolivuse sildi all tegutsevale terviseterrorismile. Me kõik peame hakkama enda ees seisma ja tegema valjemat häält kui kunagi varem. Täna siin ja praegu saame tunda, et me ei ole üksi. Ühtsustunnet, mis on üks olulisemaid asju, et püsida joondununa, murdumatuna, et üheskoos keerulistest aegadest läbi minna. Lohutav on mõelda, et tegelikult on meid palju rohkem, kui me arvame. Lihtsalt suur hulk inimesi ei ole täna veel küpsed seda avalikult välja näitama. Meie saame enda julgusega ka neid inspireerida, sest päeva lõpuks me teame, et meil ei ole mitte midagi karta, sest me teeme õiget asja. Minnes tänase päeva juurde, räägime siin otse loomulikult vaktsineerimisest ja seda siis iga külje pealt. Me kõik kogeme sellel ajal psühholoogilisest süütundest kantud manipulatsioone, survestamist, hirmutamist, diskrimineerimist ja äärmusteni küündivat reklaamikampaaniat, mida ei ole palju võrrelda vägistamisega. Vanuselises järjekorras suuremast väiksemani on järgi jõudnud laste kätte. Lapsed, kes on meie kõige kaitsetumad ja väga kergesti mõjutatavad, kellel puudub veel igasugune maailmavaade selles tervise terrorismis. Kui mõelda, kas pole mitte paremat katsematerjali teadusele kui laps, puhas ja rikkumata lõuend ning kellel ilmselt on ka kõige pikem aeg seda kraami seedida. Me ei saa seda pealt vaadata. Aeg on tõeliselt reageerida. Ärme unusta, et meie kui rahva käes on tegelik võim. Ja nüüd läheme siis tänaste esinejate juurde ja esimeseks kõnelejaks on meil Kalle Grünthal, kes ei vaja pikemat tutvustamist. Kalle on Riigikogu liige EKRE fraktsioonis. Kalle on tänaseks pandeemia paikapidamatust tõestanud pea aasta. Saame kuulata poliitiku nägemus sellest. Aitäh! Aitäh kõigepealt, et sõna lubate mulle. Uskumatu on, ma arvasin, et siia kutsutakse inimesed kokku. Siin on mingi küla väike seltskond, aga siin on tegelikult terve laulupidu, nii et mul jäi suu lahti, kui ma seda autode tulva ja praegu teid siin kõiki näen. Kõigepealt suured tänud siis korraldajatele, sest tegelikult selliseid ühiseid ettevõtmised, kus me saame koos olla, rääkida oma muresid, see on tegelikult meie vundament, mille me saame ehitada siis palju suuremaks ja terve maja, et noh, see on nagu piltlik võrdlus. Kuna esinemise aeg on piiratud 15 minutit, võiksin rääkida igalt teemalt, aga ma tahaksin puudutada algatuseks ainult siis seda, mis minu hinnangul on põhjustanud selle olukorra, kus me praegu oleme ja kus meil on tegelikult valitsuse poolne kehtestatud diktatuur. Kõik algab
kõik algab tegelikult Jüri Ratase ja WHO vahelisest lepingust. Ma usun, et siin on seltskonnas olemas neid inimesi, kes on viitsinud läbi lugeda ka selle WHO lepingu eestikeelse variandi. Seda kinnitab juba ka seda, et kuigi ma olen ise ka seda uurinud, siis on mulle tulnud vihjed ikkagi ka väga mõnede detailide osas. Näiteks Antoniina Järviste esitas mulle küsimuse, mida tähendab 3 miljardit selles lepingus, et kes pole selle tähelepanu pööranud, siis vaadake seda. Aga lähen edasi sellega, et kuna see leping sõlmiti 5. oktoobril ja seda on ikkagi WHO ja seal on kaasatud ka mitmeid teisi organisatsioone, seal on ÜRO plaanid aastani 2030 ja nii edasi, siis minu hinnangul, et see leping oleks saadud 5. oktoobril allkirjastatud, see eeldas päris pikaajalist eeltööd. Et selliseid asju ei tehta niimoodi, et septembri lõpus tuli mõte pähe ja siis 5. allkirjastame. See eeldab, ma arvan, ikkagi vähemalt aastast eeltööd, kui mitte isegi rohkem. Ehk siis, mis ma tahan öelda, et seesama leping on juba palju pikaajalisemalt ette valmistatud. Lepingust võiks rääkida palju, aga minu jaoks on seal tähelepanuväärsed just mõned konkreetsed punktid. Kõigepealt on see, et see leping määratleb ära selle lepingu eesmärgi ja nagu ma ütlesin, oli siin ÜRO plaan aastani 2030. Ma ütlen ausalt öelda, et ma ei ole suutnud ja ausalt öelda ma ei ole ka viitsinud otsida, tähendab sellest tohuvabohus, mis praegu on, mis need plaanid siis tegelikult on. Ja selles, see oli vist, kui ma nüüd eksis, on vist lepingu esimesel leheküljel või teisel leheküljel eestikeelses variandis. Ja seal on ka väga huvitav lause, mida ütleme Riigikantselei tõlkis selliselt, et WHO-l on eesmärgiks 3 miljardit, mida? Vot seda ei saanud enam aru. Kas see on nüüd siis nii-öelda siis see lamemaalaste jutt, et jutumärkides, et tahetakse rahvaarvu vähendada 3 miljardini või on ta midagi muud. Palusin ka siin abi Martin Helme nõunikult Lasse, oli vist lehis, jah, vabandan, kui ma eksin. Ja tema andis sinna, ma ei osanud ka täpselt öelda, aga ta ütles, et see eesmärk on küll, aga täpselt seda ei oska ka tema öelda, et võib-olla seda saab tõlgendada kuidagi teistmoodi. Et see on nüüd selline lepingu eesmärk, mille kohta ausalt öelda päris selget vastust ei ole. Edasi, see leping on üldsõnaline ja sealt siis üldsõnalisusest tuleb välja see esmakordselt siis ka see vaktsiinipasside teema, et me saaksime siis terviseandmeid vahetada ka siis üleriigiliselt, ehk siis eesti keeles öeldes me saame siis, meie andmed antakse siis välismaale ja võib-olla ka siis vastupidi, mis minu hinnangul ei lähe kuidagi kokku siis ka meie isikuandmete kaitse seadusega. Aga niimoodi on ta sinna kirja pandud. Tähelepanuväärne on see, et seesama lepingu vahendajaks või nii-öelda siis kontaktisikuks siis WHO ja siis Eesti riigi vahel on selline mees nagu Riigikantselei strateegia osakonna üks nõunikutes Martin Kaevats. Ja see tähendab seda, et kogu kommunikatsioon selle lepingu osas käib läbi tema. Ja analoogselt ma ütleksin Molotov-Ribbentropi paktiga on see leping piiritletud siis ka lepingu lisadega. Ja lepingu lisades lepitakse kokku siis, kes teevad siis koostööd ja milline on siis rahade kasutamine ja keda siis finantseeritakse ja millised on eesmärgid ja mismoodi need eesmärke saavutatakse. Et põhilepingus seda ei kajastata, küll aga ta on ära määratletud lisades. Ja kõige olulisemaks selleks lisaks on minu hinnangul, mis on ka võti, ütleme kõikidele teistele lisadele juurdepääsuks, on siis seesama lepingu lisa, millega määratakse ära, kes teevad ära koostööd selle lepingu eesmärkide
saavutamiseks ja et see on niivõrd tähtis, siis on see kirjas ka minu meelest oli ta vist 3. leheküljel oli, kus oli eriliselt kohe välja kirjutatud, et koostööd tegevate organisatsioonide isikute nimekiri on olemas siis lepingu lisas. Ehk siis teise sõnaga see näitab ka seda, mis tegelikult minu hinnangul, miks pärast selline hullumeelne kampaania käib selle vaktsineerimisega. Ma olen absoluutselt veendunud, et selles lepingu lisas on koostöö osas on kirjas, on seal on meedia, ettevõtted. Olen veendunud, et seal on kirjas valitsuse tasandil Sotsiaalministeerium, allasutusena Terviseamet, Ravimiamet, kindlasti on ka seal politseistruktuurid hõlmatud. Tundub, et ka õiguskantsler on sinna punti kaasatud, sest tema poolt pole peaaegu ühtegi piuksu kuuldud selles osas, et midagi oleks nagu põhiseadusvastast tehtud. Et see on nagu väline hinnang, aga selge on ka see, et sellisest hinnangust üksi ei piisa, siin on vaja saada teate tegelikult need tõesed andmed. Kuna see leping, WHO leping sõlmiti 5. oktoobril ja siis olid valitsuses olid ka EKRE inimesed, siis ma kõigepealt küsisin siis ka meie nii-öelda siis tolleaegsetest valitsuse liikmetest, kes veel siis olid nii-öelda siis selle riigi valitsuse tüüri juures. Küsisin Martin Helme käest, et kas sa tead midagi sellest WHO lepingust. Tema ütles lihtsalt ei tea. Küsisin keskkonnaministrilt Rene Kokalt, et kuule räägi, et mida sa sellest WHO lepingust tead. Tema vastus ütles, et pole kuulnudki. Eile just vestlesin nii Monika kui Mart Helmega ja küsisin sama küsimuse Mardi käest, ütles, et räägi, mida sa sellest teab. Tema ütles, et ma ei tea sellest midagi. Et see tähendab tegelikult seda, et mis on tegelikult, olles nüüd ka ütleme, mingi väike aeg olnud selle Riigikogu tööde ja tegemistega kursis, et kui tahetakse ellu viia mingist erilist asja, mis on eriti iseloomulik Euroopa Liidu direktiividele asjadele, siis on üks hästi pikk jutt, mida keegi ei viitsi tavaliselt läbi lugeda ja selles jutu sisse on peidetud siis üks ainukene lause, mis viitab selle eesmärkidele, et võimalik, et see ja see sõnastatakse ka selliselt, et sellest ei saagi kohe aru. Räägitakse WHO strateegiliste eesmärkide saavutamiseks, et saavutada mingisuguseid haiguse likvideerimist. Selge see, et see võetakse vastu, sest selle sisu ja detaile tegelikult ei ole avalikustatud. Ja nüüd oleme siis olukorras, vaatan palju mul aega veel on, et me peame need asjad kätte saama, mis on selle lepingu lisadena kirja pandud. Ja eile just, kui Mardiga rääkisin, siis rääkisin, tänu teile ma olen muidugi saanud tohutut informatsiooni ja ilma teieta ma ei oleks tegelikult kuskile jõudnud. Et selles suur tänu teile kõigepealt ja andsin siis teada, et meil on olemas Pfizeri leping, mis on sõlmitud siis, mida sõlmitakse siis riikidega, on olemas Albaania Pfizeri leping, mis ei ole allkirjastatud ja mul on olemas ka Brasiilia leping Pfizeriga, mis on allkirjastatud. Et miks ma seda praegu räägin? Et olen korduvalt püüdnud jälgi ajada, et saada kätte seda lepingut, mis on sõlmitud Eestiga. Ja peaaegu ma olin murdepunkti juures, kui sotsiaalkomisjonis hakkasin seda nõudma Maris Jesse käest, siis ta läks väga närvi läks selle peale ja hakkas siis mul igasuguseid linke saatma, aga ma ütlesin, ma ei taha neid linke, ma tahan lepingut ja sinna paika see asi jäi, ta lihtsalt ei saatnud. Jaak Aabi käest, nagu ma olen ka postitanud, olen nõudnud siis välja seda lepingut, mille aluselt seda vaktsineerimiskampaaniat siin tehakse. 4 korda küsisin Riigikogu infotunnis, kuni lõpuks siis mulle vastati kirjalikult, et see leping on delikaatne ja seda kõrvalistele isikutele ei anta. Ehk siis ütleme niimoodi, et
tegemist on ju tegelikult süvariigiga. Süvariigi ametnikud teavad, mis on riigis olulised, aga meie, kes me peame vastu võtma seadusid, meid jäetakse sellest kõrvale. Ja kui ma eile siis Mardile ja Monikale rääkisin seda, siis nad olid tükk aega vait, ma küsisin, kas ühendus katkes ära või ütles, et ei, et Mart ütles, et ei, aga see on ju kuritegu. Et me peame nõudma välja need Pfizeri lepingud. Praegu on nagu seisukoht selline, et Euroopa Liit sõlmis siis Pfizeriga lepingu ja meie siis lihtsalt täidame seda Euroopa Liidu korraldust. Aga muidugi Mart ütles kohe ära, et käigu need kuradile selle jutuga, et Eesti Euroopa Liit ei kirjuta ette neid asju. Et minu programm on praegu selline, et üritan EKRE liikmetega esitada nõudmised, saada kätte need lepingulisad. Kõigepealt ütleme, ainult piisab sellest, et kui saaks koostöölepingud kätte, kes on siis selle WHO ja Ratase vahel sõlmitud lepingu kaasosalised, kuigi need on ju avalikkuses on ju näha, kes seal kaasosalised on, aga meil on vaja ikkagi dokumentaalsed tõendid selle kohta. Ja see nõue läheb Riigikantseleise strateegiosakonda. Vaatame, mis nad vastavad. Mis edasine käik, ma ei hakka praegu rohkem rääkima, sest ma olen kindel, et siin sellel üritusel hoitakse pilku peal ka nii-öelda meie jõustruktuuride poolt, et las nad ise nuputavad, tähendab, mis see järgmine plaan on. Ja ega ma rohkem ei tahagi midagi öelda, sest aeg on läbi, nagu ma aru saan, 15 minutit on uskumatud ruttu täis jooksnud. Ja ütlen ka seda, et võib-olla siin on kostnud kriitikat, et miks Grünthal ja Kert Kingo üksipäini räägivad, ja teised EKRE liikmed ei räägi, aga põhjus on see, et räägivad vast need, kes ütleme selle teemaga kõige rohkem kursis. On ütleme tegelikult tavaline ka Riigikogus, et mõningate küsimuste osas, sest absoluutsete teadmistega inimesi kõigis valdkonnas ei ole olemas lihtsalt. Alati on tekkinud selline spetsialiseerumine. Nii et ei ole mina siin üksi taga, siin on terve EKRE koosseis, enamus on taga siin. Aga mulle antud aeg on läbi ja pean loovutama mikrofoni teistele. Aitäh!